tumedad tunnid. Tere, head ulmesõbrad ja õuduse sõbrad. Te hakkate kuulma ja mõned ka vaatama õudus- ja ulmejutuvestmispodcasti Tumedad tunnid Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalile pühendatud eriosa aastal 2026. Nagu ka eelmisel aastal korraldati noorte õudusjutu kirjutamise võistlus, konkurss. Ja sellelt konkursilt on mul plaanis täna teile ette lugeda 20 lugu. Esimesed lood tulevad suvalises järjekorras ja auhinnatud lood jätan lõpupoole. Aga kuna ma päris täpselt ei tea, kui kaua mul nende lugudega aega läheb, aga ma eeldan, et umbes 1,5 tundi või natukene vähem, siis igaks juhuks alustame kohe peale. Esimeseks looks, ja nüüd võib panna selle teise muusika. Esimeseks looks on lugu pealkirjaga Deemon raamatust, autoriks Otto Innos. Oli üks poiss Bob. Talle ei meeldinud kool üldse. Ühel päeval pidi ta raamatukogust raamatu võtma. Ta leidis sobiva, aga seal oli ka raamat nimega Kuidas deemoneid kutsuda. Bob laenutaski 2 raamatut. Bob läks pärast laenutamist koju ja avas raamatu Kuidas deemoneid kutsuda. See raamat oli väga paks. Kõik ülesanded olid väga rasked. Näiteks oli vaja 50 küünalt, 12 monitori ja 24 kella. Poiss otsis raamatust ülesannet, mida ta saaks teha. Raamatu lõpus oligi üks sobiv õpetus. Selle tegemiseks oli vaja 10 tühja vihikut, 5 nüripliiatsit, mida tal loomulikult oli, sest ta oli koolilaps. Need pidi panema täpses järjekorras. Bob võttis kõik, mida vaja ja pani need õigesse järjekorda. Siis tuli hüüda 666. Alguses ei juhtunud midagi. Bob arvas, et see ei töötagi. Järsku tuli deemon põrandast läbi. Ta küsis poisilt, kas ta on koolis halb. Bob vastas, jah. Deemon ütles, ma võin sind koolis aidata, aga sa annad oma hinge mulle. Poiss andiski oma hinge deemonile. Poiss läks järgmisel päeval kooli ja tal oli kontrolltöö. Nagu deemon lubas, aitas ta poissi kontrolltöö lahendamisel. Pärast tuli poiss koju ja ta oligi töö 5 saanud. Tal polnud vanemaid kodus, sest nad olid tööl. Aga kui sul hinge ei ole, ei saa sa elada. Kui vanemad koju tulid, oli poiss ära surnud ja nad leidsid ainult 5. Järgmine lugu kannab pealkirja Seda lugu on minu suguvõsas generatsioonide kaupa jagatud. Autoriks Paula Wolf. Väidetavalt, nagu minu vanaema on öelnud, tabab kõiki meie pereliikmeid elu jooksul ette ennustamatu õnnetus, mis võib inimese ära tappa. Vanaema ütles ikka, et surm ajab meid kõiki taga. Meie peres on ka selline müüt, et esivanem sai karistatava ehk halva teoga ehk patuga hakkama ja sellepärast pidi ta piinades surema. Nüüd läks kellegagi suguvõsast teisiti ning kõiki tema järglasi ajab surm taga ja ihub kättemaksu. Näiteks minu onule kukkusid metsas teravad kuusepuud peale ehk onu mädaneb seal siiani. Kui vanatädi kokkas köögis, siis süttisid pliit ja ahi äkitselt põlema. Nüüd on ta paras tuhk. Minu nõbu, onu laps, väidetavalt pussitati sünnitusmajas noaga. Kui ma nüüd mõtlen,
siis mida noorem järglane, seda leebemad karistused. See fakt mõjub alati kergendusena, kui mõtlen, et kohe või vähemalt varsti surengi ära. Samas olen õnnelik selle üle, et minu vanemad ja vanavanemad on veel terved. Minu vanaema kukkus noorena väga kõrgelt trepist alla, aga õnneks jäi ta ilusti ellu ning pidi aastaid taastusravis käima. Vanaisa kohta pole teada. Isa oli sõjaväes ja sattus tankiga peaaegu vette ning vees oleks ta olnud kutupiilu. Isa väidab, et tank hakkas ise ennast kontrollima. Ema pelgab ikka veel sellest õnnetusest rääkimist. Ütleb, et see juhtum oli liiga piinlik. Huvitav, kuidas vanaema teab, mis päriselt juhtus mõnede pereliikmetega, kes surid. Ehk kas vanaema oli koos onu, vanatädi ja minu nõbuga? See küsimus tekkis alles nüüd pähe. Ma tean, et mu vanaema on natuke veider, aga ta kindlasti ei tapaks ise meid ära ega võltsiks seda jutustust. Minuga on vist midagi viga, et ma süüdistan või kahtlustan oma lähedast pereliiget nendes veidrates juhtumites. Ta hoolitses minu eest, tegi mulle maitsvaid toite, mängis minuga, hoidis, kui vanemaid polnud kodus. Aga mu süda ütleb ikkagi midagi muud, nagu tema oleks nende surmade taga. Ma lihtsalt mäletan, et väiksemana nägin vanaema toas pilte televiisori kapi peal. Mõnedel olid metsad, trepid, lasteaia söökla, suur hiiglaslik tank ja nuga. Vanaema leidis mu hiljem tema toast, võttis mu kiiresti sülle, tassis elutuppa, siis pahandas minuga ja küsis, mida sa seal tegid, mida sa nägid ja ära mine mu tuppa. Tol ajal ma kergitasin kulmu oma vanaema käitumise peale, kuid ei julgenud temalt küsida. See oli minu arvates väga imelik, aga siis unustasin ära. Nüüd tuli see jälle meelde. Need pildid, jutt, see ei olnud lihtsalt kokkusattumus. Lubasin end kokku võtta ning küsida vanaemalt aru. Läksin toast välja pimedasse koridori. Sammusin aeglaselt ja värisesin hirmust. Leidsin vanaema oma kiiktoolist. Kohe kui mind nägi, ta võpatas ning peitis millegi kiiresti ära. Küsisin vanaemalt, kas sina olid see, kes üritas terve pere ära tappa? Ja ma ei usu, et sina kukkusid treppidest alla ja said viga. Ei, lausus vanaema. Ma vabandan oma teo pärast, millega kohe hakkama saan, ütles ta vaikse ja väriseva häälega. Pilt silme eest läks mustaks, kui tundsin teravat, vastikut süstlatorget. Järgmine lugu kannab pealkirja Televiisor. Autoriks Anna Baranjai. Ühel kõledal kolmapäeva õhtul, kui Kaara oli pika tööpäeva lõpetanud, kuulis ta järsku ukse paugatust. Kaara oli alati viimane lahkuja ning seetõttu arvas ta algul, et kujutas seda vaid ette. Ta kustutas kontoris tuled ning hakkas mööda koridori välisukse poole kõndima. Mingil põhjusel olid ehitajad otsustanud katta põrandad metallplaatidega ning iga kord, kui Kaara oma tikkontsades sammu astus, kajas veel 10 väikest sammu otse tema selja taga, just kui jookseks trobikond elukaid tema järel. Äkitselt aga hakkasid kostuma ka teistsugused sammud, raskemad, aeglasemad ning tuhmimad. Kaara pööras end pead pööritaval kiirusel ringi, kuid pikk koridor tema taga oli tühi. Kaara oli alati pidanud end inimeseks, keda on raske hirmutada.
kuid praegu tundis ta, kuidas kananahk ihule kerkis. Ta tippis kiirelt ukse juurde ning võttis sellest kinni, et see agaralt lahti tõmmata. Kuid uks ei avanenud ning Kaara leidis end hetk hiljem põrandalt. Ta proovis uuesti, kuid raske uks oli lukus. Kaara sattus paanikasse. Tema oli ometigi ainuke, kellel oli välisukse võti. Ainuke mõte Kaara peas oli see, et ta peab sealt majast välja saama ja kiiresti. Siis tuli talle meelde, et hoonel on veel üks väljapääs. See on varu väljapääs hädaolukordadeks. Ta hakkas kiirustades mööda koridori tagasi kõndima, ise hirmust värisedes. Iga väiksemgi heli pani ta võpatama ning iga vari tundus talle kallale kargavat. Viimaks jõudis ta koridori teise otsa. Ta avas kohmakalt ukse, mis viis trepikotta, kust sai kas üles pööningule või alla hoovi. Kaara hakkas rutates trepist alla minema, kui äkki kostusid pööningult sammud. Tema enda sammud. Need kõlasid täpselt nagu tema kontsad, kopsimas vastu koridori metallplaate. Otse kui transis pööras Kaara ümber ning kõndis trepist üles. Läbi pööningule viiva klaasukse nägi ta heledat valgust. Järsult tõmbas ta ukse lahti ning astus ruumi. Keset pappkaste oli vanaaegne televiisor, kus mängis mingisugune film. Ehmatusega sai Kaara aru, et ekraanil on tema ise. Ta vaatas lummatult, kuidas ta tulutult välisust proovib avada ning seejärel mööda koridori varu väljapääsu poole ruttab. Seejärel muutub kaader ning Kaara näeb ennast trepikojas pööningule minemas. Kaader muutub taas. Ta jälgib, kuidas ta ekraanil pööningu ukse avab ning televiisorit vaatama jääb. Järsku ilmub pimedusest televiisori Kaara selja taha must kuju ning samal hetkel tunneb ta kuklas kellegi sooja hingeõhku. Kaara pöörab ringi just selleks ajaks, et näha, kuidas üles tõstetud haamer raskelt alla langeb. Järgmise loo pealkirjaks on Melanie ja ta sõber. Autoriks Zelda Laas. Vana puitmaja nagises Melanie sammude all nagu hiiglaslik uinuv loom. Vanemad olid läinud naabrite juurde õhtusöögile, jättes tüdruku esimest korda üksi koju. Väljas sadas laia lund, mis mattis kõik helid endasse. Melanie ei kartnud tavaliselt üksindust. Tal oli Kaja. Kaja ei olnud tavaline kujuteldava sõber. Ta oli justkui Melanie peegelpilt, kes ilmus siis, kui tüdruk tundis end üksikuna. Nad mängisid alati peitust. 199, 98 luges Melanie pööningutrepi ülemisel astmel istudes. Ta pigistas silmad kõvasti kinni. Ta kuulis allkorrusel kergeid samme. Pats, pats, pats. Keegi jooksis paljajalu mööda elutoa parketti. See oli kummaline, sest Melanie kandis pakse villaseid sokke. Ma tulen, hüüdis Melanie ja hakkas trepist alla hiilima. Ta otsis läbi köögi, vaatas elutoa kardinate taha ja kontrollis vannituba. Keda polnud, oli Kaja. Järsku kuulis ta keldri uksest kostuvat kraapimist. See oli peenike, terav heli, nagu keegi tõmbaks küünega mööda puitu. Kaja,
sa oled keldris, ma tean, naeris Melania ja astus keldri ukse juurde. Ta haaras lingist, kuid uks oli lukus. See oli imelik, sest isa hoidis seda ust alati lahti. Keldri ukse tagant kostis sosin. See polnud lihtsalt sosin. See oli tema enda hääl. Täpselt sama tämber, sama kurguhäälne Kaja. Melania, ma leidsin sind üles. Tüdruk taganes sammu, süda rinnus kloppimas. Kaja, lõpeta, see pole naljakas, ütles ta. Ma ei teegi nalja, Melania, vastas hääl ukse taga. See muutus nüüd karedamaks, just kui keegi oleks rääkinud läbi purustatud klaasi. Aga sa eksisid. Mina ei ole keldris. Sina oled. Melania vaatas segaduses ringi. Järsku tundus elutuba talle võõras. Ta märkas, et kõik pildid seintel olid peegelpildis. Kell seinal käis tagurpidi. Ta proovis välisust avada, kuid lingi asemel oli vaid sile puit. Ta jooksis tagasi pööningule, lootes, et see on vaid halb uni. Ta lukustas pööningu ukse ja tõmbus nurka kägarasse. Vaikus. Piinav vaikus. Ja siis kostis allkorruselt välisukse pauk. Vanemad olid koju jõudnud. Melania, me oleme kodus, hüüdis ema hääl. Melania tahtis vastata. Tahtis karjuda, kuid tema kurk oli kuiv. Enne kui ta jõudis häält teha, kuulis ta omaenda häält. Seekord rõõmsalt ja helisevalt. Emme, issi, ma olen siin. Ma tegin keldris süüa. Tulge vaadake, mis ma teile valmistasin. Melania pööningul kuulis, kuidas vanemad naerdes keldri poole suundusid. Ta peksis kätega vastu pööningu ust, kuid see ei teinud häält. Ta oli vaid Kaja ja Kaja oli Melania. Järgmise loo pealkiri on Rogin. Autoriks Harriet Maiste. Kaspar ei ole kordagi pärast uude majja kolimist magada saanud. Teda äratab tema unenägudest üles mingi kraapiv krigin. Kaspari vanemad arvasid, et ta kujutab seda endale ette. Aga pärast raevukat poja vastupidist väitmist eeldasid nad, et see heli tuleb õuest. Pere hoiab aknaid ööpäev lahti, sest majas on umbne õhk ja nii levib ka õudne vanaaegse maja hais kodust välja. Eile õhtul ei lasknud jälle see vastik ragin Kasparil magada. Aga ta ei tahtnud seda oma vanematele kurta, sest nad olid praegu väga närvilised. Kaspari vanem õde Liisi ei olnud õhtul sõprade juurest koju tulnud ning tema telefon oli välja lülitatud. Ööseks sõprade juurde jäämine oli aga Liisi puhul tavaline ja Kaspar õe pärast ei muretsenud. Kaspar, me läheme isaga Liisile järele. Kui me õhtuks tagasi ei jõua, siis võta midagi külmkapist süüa. Ära unusta miisut toita, käskis Kaspari ema. Kas te siis ei teagi, kus Liisi on? Hakkas Kaspar muretsema. Me sõidame mõnede tema sõbrannade juurest läbi. Me leiame ta, lubas Kaspari isa. Kell hakkas 8 saama ja Kaspari vanemad polnud ikka veel koju jõudnud. Pärast 3-tunnist filmimaratoni leppis Kaspar tõsiasjaga, et peab endale ise süüa tegema. Ta läks kööki, avas külmkapi ning ohkas pettunult. Külmikus polnud midagi peale hakkliha.
Kaspari isalt peaks hakkliha ostmise õiguse ära võtma. Kaspar oli oma toas juba voodisse roninud, kui ta kuulis, kuidas üks auto nende hoovi sisse keeras. Tema vanemad olid Liisi üles leidnud. Olles aga liiga väsinud, et uuesti püsti tõusta, jäi Kaspar magama. Ta nägi unenägu, kuidas ta oma punase jalgrattaga sõidab. Aga Miisu mäugumine äratas ta üles. Miisu, lõpeta ära, nohises Kaspar. Kass aga mäugus edasi, aga jäi äkitselt vait, nagu keegi oleks talle tropi suhu pannud. Kaspar tõusis püsti ja nägi, et pimedat tuba valgustavad kassi helendavad silmad. Järsku kadus valgus. Toa uks tehti lahti ja kellegi kiired sammud kadusid. Kaspar jooksis sammude järgi järele. Allkorrusele jõudes olid hääled kadunud. Miisu läinud. Siis kuulis Kaspar seda tuttavat raginat. Mitte õuest, vaid enda alt, keldrist. Ta jooksis esikusse, avas keldri ukse, tormas alla treppidest. Ragin oli kõrvu lukustavalt vali. Viimane asi, mida Kaspar nägi, oli virn hakklihapakke. Järgmisel hommikul ärkas Kaspar üles oma voodis. Otse kohe tulid talle meelde eelmise õhtu sündmused ja poiss jooksis kööki, et oma vanematele neist jutustada. Köögis ei olnud kedagi. Ainult kiri 4 hakklihapaki peal. Hakkliha võib ka inimestest teha, kas tead? Järgmise loo pealkirjaks on Õudusrong, autoriks Rander Aus. Öö oli vaikne, kui rong peatus keset ei kusagit. Mitte ühtegi jaama, mitte ühtegi valgust, ainult pime mets mõlemal pool. Reisijad vaatasid segaduses ringi. Siis kostis valjuhääldist katkine hääl. Palun, ärge lahkuge rongist. Muidugi leidus keegi, kes seda eiras. Noor mees vaguni tagumisest otsast naeris närviliselt ja astus välja. Uks sulgus tema järel automaatselt. Alguses ei juhtunud midagi. Siis ta kadus uttu. Lihtsalt kadus. Keegi ei julgenud rääkida. Minutid venisid tundideks. Lõpuks otsustas konduktor olukorda kontrollida. Ta avas ukse ettevaatlikult ja astus välja. Seekord ei kadunud ta kohe. Ta seisis seal, seljaga rongi poole. Liiga liikumatult. Kas kõik on korras? Hüüdis keegi. Konduktor ei vastanud. Ta pööras aeglaselt ümber. See polnud enam tema nägu. Midagi oli valesti. Silmad olid liiga tumedad. Naeratus liiga lai. Nagu keegi prooviks inimest matkida, aga ei mõistaks päris täpselt, kuidas. Ja siis ta rääkis, aga mitte oma häälega. Meil on rohkem ruumi vaja. Uksed avanesid korraga. Väljas polnud enam mets. Seal seisis terve hulk kujusid, kes nägid välja nagu inimesed, kuni nad hakkasid liikuma. Ja igaühel neist oli kellegi teise nägu. Ja siis nad hakkasid kõik koos linna poole minema, et see üle võtta. Järgmise jutu pealkiri on Kui pimedus vastab su nimele.
autoriks Mirte Eliise Metsalu. Öö algas täiesti vaikselt, liiga vaikselt. Rasmus ärkas selle peale, et ta ei kuulnud mitte midagi. Ei tuult, ei autosid, ei isegi omaenda hingamist. Ta avas silmad ja vaatas lakke. Kõik tundus normaalne, kuni ta proovis sisse hingata. Õhk ei liikunud. Ta tõusis järsult istukile ja ahmis. Alles siis tuli heli tagasi. Korraga, nagu oleks keegi lüliti sisse lükanud. Tema enda hingamine kõlas nüüd valjult, ebaloomulikult valjult. Mis kurat, pomises ta. Telefon näitas 3:17. Ta tõusis voodist, jalad kergelt värisemas. Midagi oli valesti. Mitte nähtavalt, vaid kuidagi sügavamal, nagu ruum ise ootaks midagi. Siis ta märkas. Tema tuba oli täpselt sama, aga mitte päris. Kapp oli paigutatud paar sentimeetrit nihkes. Tool oli teise nurga all ja uks oli veidi paokil, kuigi ta teadis kindlalt, et pani selle enne magama minekut kinni. Ta lähenes aeglaselt. Pimedus ukse taga ei olnud lihtsalt pimedus. See tundus tihe, nagu must vedelik, mis neelas valguse. Rasmus sirutas käe ja lükkas ust. See ei liikunud. Kuigi see oli paokil, ei saanud seda rohkem avada ega ka sulgeda. Siis kuulis ta seda. Kuskilt sealt ukse vahelt tuli sosin. Alguses vaevu kuuldav, siis selgem. See kordas midagi. Tema nime. Rasmus. Ta tardus. See ei kõlanud nagu inimene. Hääl oli katki, nagu keegi alles õpiks rääkima. Rasmus. Ta astus sammu tagasi. Kes seal on? Küsis ta, hääl pinges. Vaikus. Siis liikumine. Midagi libises ukse vahelt välja. Mitte keha, mitte käsi. Liiga pikk, liiga sile, nagu vari, mis ei kuulu millelegi. See venis põrandal tema poole aeglaselt, kindlalt. Rasmus taganes, kuni tundis voodi serva vastu jalgu. Lõpeta, sosistas ta. Vari peatus. Ja siis tõusis püsti. See ei olnud enam põrandal. See seisis nüüd tema ees. Ilma kujuta, ilma näota. Aga ta tundis pilku. Sa kuulsid mind, ütles hääl nüüd otse tema kõrval. Rasmus ei näinud midagi, aga tundis, kuidas miski oli tema kõrva juures. Sa vastasid. Järsku vajus kogu tuba pimedusse. Telefon kukkus põrandale. Ekraan süttis korraks. 3:18. Ja kaamera ees seisis Rasmus. Ta vaatas otse ekraani, liikumata. Aga päris Rasmus ei olnud enam seal, kus ta pidi olema. Hommikul leiti telefon voodi kõrvalt. Videosalvestus oli käima jäänud. Seal seisis Rasmus terve öö. Vaadates,
naeratamata, pilgutamata. Ja iga tunni järel liikus ta kaadris veidi lähemale. Viimane kaader oli tühi. Ainult pime tuba ja vaevu kuuldav hingamine otse kaamera taga. Järgmise loo pealkiri on Grete päevik. Autoriks Nelli Alšanski. 12. oktoober. Täna on külm päev. Taevas on hall ja tuul on tugev. Lehed liiguvad aeglaselt. Kõik on väga vaikne. Ma näen ühte tüdrukut. Tema nimi on Iva. Tal on tumedad juuksed ja tumedad silmad. Tema nahk on väga kahvatu. Tema huuled on ka veretud. Ta seisab üksi kooli ees. Tal on seljas must mantel, mis on talle 2 korda suurem. Ta ei räägi kellegagi. Ta ainult vaatab maha. Ma vaatan teda kaua. Iva ei näe mind. 14. oktoober. Täna on veel külmem. Õhk on raske. Iva istub klassis akna juures. Ta vaatab välja. Tema silmad on tühjad. Õpetaja räägib, aga Iva ei kuula. Ma seisan ukse juures. Keegi ei vaata mind. Ma tean, kus Iva elab. Väike maja, tume aed. Üks aken on alati lahti. Ma olen seal öösel. 16. oktoober. Öö on väga vaikne. Iva istub oma toas. Tuba on hämar. Ainult väike lamp põleb. Seinad on valged. Seal ei ole pilte. Mitte midagi. Ta istub voodis ja vaatab ust. Ma seisan ukse taga. Ta ei näe mind. Aga ma arvan, et ta tunneb mind. 17. oktoober. Täna ma räägin temaga. Ta seisab üksi. Tuul liigub tema juustes. Ma lähen lähemale. Ta vaatab mind ja küsib. Kes sa oled? Ma naeratan. Ma tean sind, ütlen ma vaikselt. Ta ei naerata. Tema silmad on suured. 19. oktoober. Iva kardab mind. Ma näen seda iga päev. Ta ei vaata mulle otsa, nagu ta ei tahaks mind näha. Mind see väga kurvastab. Aga ma olen alati lähedal. Klass, tänav, maja. Ma ei maga, ma ei söö, ma ei tunne külma. Aga Iva väriseb. 22. oktoober. Täna Iva räägib minuga. Ta küsib, miks sa oled alati seal, kus mina? Ma naeratan, sest sa oled üksi. Tuul on väga külm, aga mina ei tunne midagi. 23. oktoober. Öösel on midagi teistmoodi. Iva ei maga. Ta istub voodis ja vaatab peeglisse. Ma seisan tema taga. Peeglis ta näeb mind. Ta karjub. Aga hääl on vaikne. Väga vaikne. 24. oktoober. Täna Iva ei tulnud kooli. Õpetaja küsib tema nime. Keegi ei vasta. Klass on vaikne. Ma istun tema kohal. 25. oktoober. Täna kõik vaatavad mind. Nad ütlevad, tere, Iva. Ma naeratan. Peegel kodus on vaikne.
Seal ei ole enam 2 tüdrukut. On ainult üks. 26. oktoober. On rahulik päev. Mul on tumedad juuksed. Mul on tumedad silmad. Minu huuled ja nahk on kahvatud. Aga mõnikord peeglis ma näen heledaid silmi ja punaseid huuli. Ta naeratab mulle. Järgmise loo pealkiri on Siis on juba hilja. Autoriks Ronja Reimand. Alguses ei olnud see armastus, vaid harjumus. Vaadata teda üle klassiruumi, lugeda tema liigutusi nagu vaikset teksti, mida keegi teine ei märganud. Ta istus alati akna all. Valgus lõikas tema näo pooleks. Üks pool soe, teine külm. Mulle tundus, et ma ei kuulu kumbagi. Ma ei öelnud kunagi midagi. Sõnad tundusid liiga rasked. Nagu need kukuksid maha ja puruneksid enne, kui kohale jõuavad. Nii ma lihtsalt vaatasin. Päev päeva järel, kuu järel, aasta veel üks. Ta ei vaadanud vastu, mitte päriselt. Vahel liikus pilk üle minu, aga see ei peatunud. Nagu ma ei oleks inimene, vaid mingi hägune vari seinal. Aja jooksul hakkasin ma kahtlema, kas ta üldse olemas on. Ma proovisin rääkida teistega, aga sõnad ei jäänud õhku pidama. Need kadusid, nagu oleks keegi need vahelt ära lõiganud. Isegi minu enda hääl tundus võõras. Ühel õhtul jäin ma liiga kauaks. Koolimaja hingas pimeduses teistmoodi. Seinad krigisesid aeglaselt, nagu nihkuksid nad paigast. Ma kõndisin mööda koridori ja tundsin, kuidas sammud ei kaja enam õigesti. Nagu keegi astuks minuga samal ajal, kuid veidi hiljem või varem. Ma peatusin ja taipasin korraga, et see ei ole keegi teine. See olin mina ise, kes ei jõudnud enam järele. Järgmisel päeval ei tulnud ma tagasi. Keegi ei märganud seda kohe. Päevad liikusid edasi, tunnid algasid ja lõppesid, kriit kriipis tahvlit. Ta istus ikka akna all. Kõik oli endine. Ainult midagi oli nihkes. Nagu valgus oleks veidi valesti. Alguses tundus see väsimusena. Siis harjumusena. Ta hakkas tunduma, et keegi jälgib teda. Mitte ähvardavalt, vaid kannatlikult, vaikselt. Nagu keegi ootaks, et teda lõpuks märgataks. Peeglid muutusid raskeks vaadata. Mitte sellepärast, mida ta nägi, vaid sellepärast, mida ta ei näinud. Seal oli alati tunne, et midagi peaks veel olema. Midagi, mis jäi napilt välja. Öösiti ei olnud vaikust. Oli hingamine, mitte tema oma. Ühel hetkel hakkas ta meenutama. Mitte sõnu ega nägu, vaid tunnet, et keegi oli kunagi olnud väga lähedal ja ta oli selle lihtsalt läbi lasknud. See taipamine ei tulnud korraga. See hiilis ligi nagu külm läbi pragude. Ja kui see lõpuks kohale jõudis, ei toonud see süüd, vaid midagi hullemat. Tühjuse, millel oli kuju. Viimasel päeval jäi ta klassi kauemaks, teadmata miks, justkui ootaks ta midagi. Ta vaatas aknast välja ja nägi korraks peegeldust. Midagi liikus tema kõrval aeglaselt
peaaegu nähtamatult. Ta ei pöördunud, sest ta sai aru. Mõni asi ei taha, et sa seda näeksid. Mõni asi tahab ainult, et sa teaksid. Ja kui sa lõpuks tead, siis on juba hilja. Hommikul oli klass tühi, nagu alati. Aga õhk tundus tihedam, nagu keegi oleks lõpuks kohale jõudnud. Järgmise loo pealkirjaks on Vaikus enne samme. Autoriks Lisandra Lattik. Öö oli vaiksem kui tavaliselt. Lausa liiga vaikne. Eleonora märkas seda kohe, kui ta akna sulges. Tavaliselt oli veel kosta kusagilt kaugelt koerte haukumist või tuule sahinat puude ladvas, kuid täna oli kõik kuidagi vaikne, eriti vaikne. Ümbrus oli nii vaikne, nagu oleks kõik alla neelatud. Eleonora elas vanaema majas, kes oli hiljuti nende seast lahkunud. Maja asus küla servas metsa ääres. Rahvas ütles alati, et seal kandis on imelik energia. Kuid Eleonora selliseid asju ei uskunud. Vähemalt mitte enne tänast. Kell köögiseinal lõi 12. Kõmm kõlas üle maja kummaliselt valjult. Eleonora võpatas. Ta hakkas mõtlema, miks ta just ehmus selle peale. See oli lihtsalt kell. Hetk hiljem kuulis ta samme, kust mujalt ikka kui külakorruselt. Seekord ehmus ta nii hullult, et tardus. Ta ei julgenud hingatagi. Eleonora teadis kindlalt, et on üksinda majas. Ja just enne oli ta ukse lukustanud ning kõik aknad kindluse mõttes üle kontrollinud. Kõik oli suletud. Kusagilt ei saaks keegi sisse. Sammud liikusid aeglaselt. Raske, lohisev liikumine, nagu ei oskaks see keegi enam korralikult kõndida. Samm iga sammu järel, nii liikusid sammud ülakorrusel. Põrand kriuksus iga liigutuse all. Ta süda hakkas peksma. Eleonora üritas end veenda, et see on ju lihtsalt vana maja. Puit ikka raksub ning teeb kummalisi hääli. Kuid ta oli kindlalt veendunud, et need seal olid sammud. Ta tundis seda. Kes seal on? Hüüdis ta lõpuks, hääl veidi värisedes. Järgnes vaikus. Seejärel veel üks samm. Eleonora haaras laualt telefoni. Levi polnud. Täiesti lausus ta ehmunult ning vihaselt, samal ajal lauset lõpetamata. Olgu, rahune, sosistas ta endale vaikselt. See pole päris. Sammud jätkusid. Aeglaselt liikusid need trepi poole ning siis kuuldus kriiks. Samm oli esimesele astmele läinud. Eleonora vaatas trepi poole. Pimedus neelas kõik endasse, aga Eleonora tundis, et keegi jälgib teda ülevalt. Seejärel teine ja kolmas aste. Iga sammuga tundus, et õhk muutus raskemaks. Kõik tuleks nagu lähemale, surudes ümbruse rohkelt ümber. Eleonora ei suutnud enam liikuda. Ta seisis keset kööki pilk treppidel ja siis ta nägi seda. Midagi liikus pimeduses. Ta nägi kuju, pea viltu, pikk. Kuidagi kõverad jäsemed olid tal. Silmad neelasid valguse. Eleonora ei hingatanud. See olend naeratas.
lausus Eleonorale: sa tulid tagasi, sosistas olend talle. Ta tundis, kuidas ta keha justkui soojuse kaotas. Külm laine voogas mööda keha. Ta ei julgenud midagi teha. Olend liikus läbi õhu talle lähemale ning seisis ta juures. Kõik läks pimedaks. Järgmisel hommikul leiti maja tühjana. Kõik oli paigas, kuid köögilaual oli kriimustatud sõnum. Ta tuli tagasi. Järgmise jutu pealkiri on Igavene ihaldus. Autoriks Anna-Karoliina Kivimaa. Tuul sosistas õue peal. Lapsed hõiskasid tänava peal. Erich, 32-aastane mees, ei osanud aimata, mis teda ees ootab. Ta oli kaotanud paar aastat tagasi ühe tähtsa inimese, oma paarilise Adelia. Adelia oli surnud eelmisel sügisel traagilises autoõnnetuses. See oli õudne õnnetus, mis mõjutas Erichit igal võimalikul viisil. Erich otsustas, et on aeg avada oma elus uus peatükk ja kolida. Kõik eelmises linnas meenutas Adeliat ning talle ei olnud sinna enam midagi jäänud. Ta valis endale ilusa majakese Moorhaveni linnas. Asjad said sisse sätitud ning hetkeks tundus, et ehk nüüd võiks kõik olla teistmoodi. Kuid see tunne ei kestnud kaua. Oli hommik nagu iga teine. Teine hommik tema uues kodus. Erich ärkas, kõndis kööki ja hakkas endale kohvi tegema. Ta haaras kapist tassi ja tardus. See oli Adelia kingitud tass. Tass, mille ta oli jätnud nende vanasse koju. Kuidas see siia sai? Erich ei mõelnud sellele pikalt. See oli kahtlane, aga ta ei lasknud sellele end häirida. Ta pani tööle raadio. Sealt kostis laul. Nende laul. Sama laul, mida nad olid koos kuulanud. Seekord tundus see aga vale. Liiga juhuslik. Liiga täpne. Erich tundis, kuidas rahutus tema sisse hiilis. Tasapisi tekkis tal tunne, et ta ei ole enam üksi. Möödus paar päeva. Ühel õhtul koju tulles kuulis ta samme. Need tulid kuskilt sügavamalt majast. Need olid talle tuttavad. Need olid sammud, mida ta oleks ära tundnud ükskõik kus. Uksed justkui avanesid vaikselt iseenesest. Midagi liikus tema kõrval liiga lähedal, et seda ignoreerida. Kummalisel kombel ei tundnud Erich hirmu. Ta tundis hoopis uudishimu. Ta hakkas neid hetki ootama. Tasapisi hakkas ta uskuma, et see maja ei ole lihtsalt kummaline. See toob midagi tagasi, mille ta kaotas, või loob selle uuesti. Iga nihestus, iga peaaegu märkamatu erinevus lõikas temasse nagu vaikne hoiatus. Mõni sõna kõlas valesti. Mõni pilk kestis sekundi võrra liiga kaua. See ei olnud täiuslik. See ei olnud enam tema. Aga aeg tegi oma töö. Aeg kulutab kahtlused sama halastamatult nagu mälestused. Sest oli hetki, mis olid hirmutavalt täpsed. Hetki, mis murdsid kõik tema kaitsed. See, kuidas ta teadis, millal puudutus oleks liigne.
See, kuidas tema nimi kõlas mitte lihtsalt öelduna, vaid mäletatuna. Erich ei analüüsinud enam detaile. Ta ei otsinud enam pragusid selles täiuslikult ebatäiuslikus peegelduses. Sest Lein ei küsi tõde. Lein küsib kohalolu. Ja see oli kohal. Lõpuks ei olnud enam oluline, mis oli tegelik ja mis mitte. Piir nende vahel oli tema jaoks juba ammu kadunud. Ja seal, selles vaikses, hingavas majas ei olnud ta enam üksi. Järgmise jutu pealkiri on Vaatleja. Autoriks Liisa Koka. Ma vaatan teda tema uues korteris. Ta ostis selle 1 kuu tagasi, sest ta kartis vanas kodus peeglisse vaadata. Ta ei teadnud, mis valesti oli, aga mina tean. Vahel käisid politseinikud tema korteris kedagi otsimas, aga nad ei leidnud kunagi kedagi. Noorena mängisin ma üpris tihti peitust, nii et mind ajas naerma, kui nägin teda selgitamas rumalatele politseinikutele, kuidas keegi teda magades vaatab. Vahel juhtus korteris veidraid asju. Uks oli lahti või põles tuli, mida ta põlema ei pannud. Vahel tuli ta koju pidulikult kaetud laua äärde. See tekitas talle lõpuks nii palju hirmu, et ta müüs oma kodu maha. Sel ajal oli mul natuke igav. Ma tean, et ta leidis endale uue korteri. Pani sinna alarmid ja muud mehhanismid. Aga mul oli igav. Ma otsustasin talle sõrme kinkida. Pärast seda ei suutnud ta enam hirmu pärast autoga sõita. Nii et ma arvasin, et aeg on ennast tutvustada osade kaupa. Algul sõrm, siis jalg ja teine, kuni ta kohtub terve minuga. Viimasena saadan ma talle kingituseks lilled ja tema enda verega kirjutatud kirja. Vere kogusin ma tema autost 3 aastat tagasi. Pärast seda, kui ta purjuspäi kraavi sõitis ja esiklaas temasse haavad lõikas. Saadan talle mõned pildid, mis ma olen kogunud tema majast, tema vanemate majast ja ta parima sõbra voodi kohalt. Saadan talle tema lemmikveini ja lapsepõlve lemmiklooma, õieti koera keha, mida olen hoiustanud juba 6 aastat. Sellesse pakki lisan teemandiga hõbesõrmuse, mille ma ise oma kätega valmistasin. Viimaseks kingiks on püss, milles on 1 ainuke kuul. Seni ma vaatan. Järgmise jutu pealkirjaks on Peaaegu täiuslik. Autoriks Hanna-Maria Palk. Ma olen alati tahtnud olla tantsija. Ma pühendasin sellele oma elu ja lõpuks ristast see mu teed Preili Daliga, parima treeneriga riigis. Preili võttis mind oma tiiva alla. Õhtul, mil me lepingu sõlmisime, olin vist õnnest nii purjus, et jäin tema diivanil magama. Kui hommikul kangena ärkasin, oli mul kohutavalt piinlik. Preili ei olnud kuri. Ütles vaid, et ma oma liigeste eest hoolitseksin. Tema valvsa pilgu all treenides tundus nagu liiguks mu keha iseenesest. Minust sai aastaga riigi parim priimabaleriin. Ust märkasin Preilile teed viies. Kabinet oli tühi ja väike uks laua taga oli praokil. Suutmata uudishimu kammitseda, läksin sisse ja leidsin eest suure ruumi.
Preili istus keskel laua taga ja nikerdas midagi. Aga minu tähelepanu ei köitnud mitte tema, vaid klaasvitriinid seina ääres. Igas klaaskastis oli balletikleidis tüdruk. Kõik ilusad ja liikumatud. Üks neist tundus mulle tuttav ja läksin kõhedusest hoolimata lähemale. Tüdruk klaasi taga nägi välja nagu mina, mustajuukseline ja piimja nahaga. Aga see ei saanud ometi õige olla. Keha oli nii veatu, et paistis elus. Ainus viga oli näos. Kus oleksid pidanud olema silmad, oli 2 läikivat klaaskuuli. Neil, kes väidavad, et silmad on hingepeegel, on õigus. Preili käed puudutasid õrnalt mu õlgu. Tardusin. Miks muidu on silmad ainus osa, mida ma iial järgi teha pole suutnud? Ta keeras mu klaaskastidest eemale ja mu keha allus ta tahtele mõistuse soovist hoolimata. Just silmade tõttu pole ükski mu nukuke igavene. Ma võin ehitada valmis perfektse olendi, aga kui silmad kord mädanevad, siis varsti variseb ka keha. Preili juhtis mu vastasseinas rippuva peegli juurde. Ühest pilgust piisas, et mu hingamine lakkaks ja enam ei jätkuks. Peegeldusest ei vaadanud mulle vastu mitte inimtüdruk, vaid veatu portselannukk. Valgest portselanist kehaosi ühendasid kuulliigendid. Need asendasid mu põlvi ja küünarnukke, liigutasid mu sõrmi ja keerutasid mu õlgu. Peened niidid kinnitusid mu käte ja jalgade külge. Kui puudutasin käega oma rinda, kõlas keraamika klirin. Viimaks tõstsin ma pilgu peegelduse näole. Selle ilusa, aga eluta nuku näost vaatasid vastu tuttavad rohelised silmad. Need samad, mida klaaskastis tüdrukul polnud. Preili naeris. Sa ju ometi ei oodanud, et nii heaks nagu sina saadakse niisama. Ta patsutas mu põske. Tantsi nüüd, mu ilus leiutis. Lõbusta mind. Nähtamatud niidid sikutasid mu tardunud keha liikuma. Keerlesin muusika taktis graatsiliselt läbi toa. Mu kõrvus kajas portselani terav kõlin metallpõranda vastas. Ja nüüd olemegi jõudnud auhinnaliste lugudeni. Esimesena neist ma loen teile parima Läänemaa õpilase kirjutatud loo Korrus, mida ei eksisteeri. Autoriks Merlin Fellman. Meie kooli kõrval on vana ühiselamu, mis on juba mingi 10 aastat tühi. Õpetajad räägivad, et sinna ei tohi minna, aga muidugi keegi ei ütle miks. Ainult see, et seal juhtus midagi, mida muidugi keegi kunagi ei uskunud, kuna õpetajad ju alati ei räägi tõtt. Üks päev pärast tunde ütles Karl, et me võiksime seda vaatama minna. Karl, mina ja Liis. Ma alguses ei tahtnud, aga samas ei tahtnud ka mingi arg välja näha, nii et võtsin julguse kokku ja läksin kaasa. Seest oli see koht maha jäetud, hirmus ja kopitanud lõhnaga. Kõik oli tolmune, kuskil oli vana mööbel ja igal pool oli see imelik vaikne tunne, nagu keegi jälgiks sind. Vahel oli tunne, et kuskil on keegi, väga lähedal. Kuid see oli Karli arust ainult meie sisetunne ja hirmud, mida peame ületama. Trepp oli kinni pandud laudadega, nagu päriselt kinni, mitte lihtsalt ära mine silt.
Me ei arvanud sellest midagi. Äkki trepid on lihtsalt katki. Ainus asi, mis töötas, oli lift. See tundub juba halb mõte, ütles Liis. Chill, mis ikka juhtuda saab, ütles Karl ja vajutas nuppu. Lift tuli aeglaselt ja tegi sellist krigisevat häält. Me läksime sisse ja Karl vajutas 5. korruse nuppu. Alguses hakkas lift liikuma, aga siis see peatus korraks ja hakkas hoopis alla minema. Kas keegi vajutas midagi? Küsisin ma kohe. Ei ju, ütles Liis. Numbrid läksid 1, 0, -1. Kõht tõmbus kohe imelikuks. Okei, see pole normaalne, ütles Karl, aga ta hääl ei olnud enam nii enesekindel. Lift jäi seisma. Uks ei läinud lahti. Me lihtsalt seisime seal vaikuses. Ma kuulsin ainult, kuidas keegi hingas. Vist mina ise. Siis järsku uksed avanesid. Ja ma ausalt ei oska seda hästi seletada. Seal ei olnud koridori. Seal oli täpselt samasugune lift. Ja seal sees olid meie moodi inimesed. Täpselt samad riided, samad näod. Aga nad lihtsalt seisid ja vaatasid meid. Nad ei liigutanud üldse. Mul hakkas nii külm, et ma ei suutnud isegi liigutada. Sulge uks, sosistas Liis, aga keegi ei liikunud. Siis üks neist liikus. See olin mina. Ta astus 1 sammu ette ja vaatas mulle otsa. Ja siis ta naeratas. See ei olnud normaalne naeratus. See oli selline liiga lai ja kuidagi tühi. Ma tundsin, kuidas mul süda peksab nii kõvasti, et ma kuulen seda. Karl vajutas lõpuks nuppu ja uksed läksid kinni. Lift hakkas uuesti liikuma. Seekord üles. Mitte keegi ei rääkinud. Me lihtsalt vaatasime põrandat. Kui uks avanes, olime tagasi 1. korrusel. Me jooksime lihtsalt välja. Keegi ei öelnud midagi enne, kui olime koolist päris kaugel. Me ei räägi sellest kellelegi, ütles Karl. Kõik olid nõus. Aga see pole kõige hullem osa. Kõige hullem oli hiljem. Õhtul kodus, kui ma hambapesu ajal peeglisse vaatasin, kõik tundus alguses normaalne. Siis ma pilgutasin silmi ja mu peegelpilt ei pilgutanud. Ma vaatasin teda mingi paar sekundit ja siis ta naeratas. Täpselt samamoodi nagu see liftis. Ja ma vannun, et mina ei naeratanud. Ma ei julge enam pimedas peeglisse vaadata. Ja ma ei lähe mitte kunagi sinna majja tagasi. Järgmiseks ma loen teile parima Haapsalu või Läänemaa ainelise loo. Pealkirjaks Haapsalu varjud. Autoriks Klein Pajumägi. Öösel, kui Haapsalu vanalinn oli vaikne, kõndis Kertu mööda kitsaid tänavaid. Kuulda oli vaid tuulesosinat ja kaugeid laineid linnuse lähistel. Ta oli kuulnud lugusid linna vanast lossivaremest. Seal pidid kummitama kadunud rüütlid ja peituma varjud, mis ei andnud rahu elavatele. Kertu peatus linnuse juures. Vana värav oli osaliselt lahti
ja miski tõmbas teda sisse. Kivid olid külmad ja niisked. Igas praos peitus hämara valguse mäng. Õhus lõhnas sool ja ajalugu. Ta astus edasi ja iga sammuga kostus eemalt sosin. Tule, tule, ära karda. Äkitselt nägi ta varju, mis liikus kiiresti mööda varemeid. See polnud tavaline vari, vaid nagu hall, voolav hääl. Kertu tahtis taganeda, kuid jalad olid justkui maa külge kinnitatud. Varjud hakkasid moodustama ringi, sulgedes ta seespoolt. Kes te olete? Sosistas Kertu hirmunult. Varjud ei vastanud sõnadega, vaid näitasid pilti. Haapsalu inimesed, kes kunagi olid kadunud. Rüütlid, kaupmehed, vaesed ja rikkad, kõik korraga. Nad ei olnud pahatahtlikud, kuid nad tahtsid meenutada. Meenutada lugusid, mida aeg oli peitnud. Kertu mõistis. See oli linna rahu, mida ta nüüd nägi. Ta sulges silmad ja tundis, kuidas varjud hajuvad, jättes maha vaid jaheda tuule. Kui ta avas silmad, oli lossi värav jälle tühjalt lahti ja Haapsalu öö vaikne nagu ennegi. Kuid taskus tundis ta kivi, mille peale olid graveeritud sõnad. Ära unusta meid. Järgmisele jutule on omistatud Kirjandusmuuseumi eripreemia. Jutu pealkiri on Väike tüdruk õunaaias. Autoriks Kirke Sammet. Kolisin suvel oma vanaema vanasse majja. Vanaema suri mõned aastad tagasi ja peale seda olen maakodus vaid üksikutel kordadel käinud. Kuigi maja seisis tühjana, tundsin kohe sisse astudes vanaema küpsetatud pannkookide lõhna. Mõtlesin, et küll nostalgia on üks ikka mõru magus tunne ja puhkesin ukse lävel nutma. Järgmisel hommikul ärkasin koos päikesetõusuga. Läksin õue. Päikesekiired sillerdasid niiskel murul kuldkollaselt. Jalutasin aeda, kus vanaema roose armastas kasvatada. Nüüd aga oli kõik umbrohtu täis kasvanud. Otsustasin peale hommikusööki aeda toimetama asuda. Edasi liikusin õunapuude alla. Toetasin selja vastu puud ja sulgesin silmad. Järsku kuulsin, kuidas keegi mu kohal lehtedes sahistab. Esialgu arvasin, et tegu on mõne suure loomaga. Aga üles vaadates nägin, et sahistajaks oli väike blondide lokkidega tüdruk, kes oksal kõlkus. Mis sina siin teed? Küsisin jahmunult. Ootan õunte küpsemist, naeris blondide lokkidega tüdruk. Aga paistab, et sellega läheb veel aega. Kuidas sa siia said? Uurisin veel. Ma elan siin lähedal. Kas sa hommikusööki oled söönud? Otsustasin lapse küsimusele mitte vastata ning uurisin hoopis, kas ta vanemad teavad, et ta siin on. Tüdrukule mu küsimus ei meeldinud. Papa, mamma on heina tegemas ja kui nad teaks, et ma siin olen, ei olekski ma enam siin, vaid hoopis seal abiks. Mis sa täna hommikuks sõid? Tunnistasin, et ma pole veel hommikusööki söönud. Seda kuuldes sai väike tüdruk päris pahaseks ja käskis kohe sööma minna. Kui ma tagasi majja jõudsin, avastasin, et köögilauale oli ilmunud poti täis mannaputru. Oleksin selle söömata jätnud, kui kõht nii tühi poleks olnud. Järgnevatel päevadel juhtus veel palju veidraid asju.
Köögis valmisid iseenesest pannkoogid ja kotletid. Voodi tegi end ise üles ja põrandahari liikus märkamatult ühest toast teise. Veidral kombel ei tekitanud kõik need müstilised juhtumised minus üldse kõhedust. Mina veetsin oma päevad aias toimetades. Lokkidega tüdrukust sai minu igapäevane abiline aiatööde juures ning koos läksid kõik tööd lõbusamalt. Nädala pärast tuli mulle külla ema. Vaatasime vanaema vanu albumeid ning ema jutustas juurde, nii palju kui mäletas. Avades albumi, kus olid vanaema lapsepõlvepildid, jättis mu süda aga löögi vahele. Nimelt oli album täis pilte tüdrukust, kes oli täpi pealt väikese lokkis juustega tüdruku nägu. Heitsin pilgu emale ja nägin, kuidas seesama blond laps ema juukseid silus. Ema aga ei teinud märkamagi. Siis mõistsin, et see väike jutukas tüdruk oligi minu vanaema. Järgmisele jutule on omistatud Poola saatkonna auhind. Pealkirjaks Peegli taga, autoriks Rosanna Laide. Oli vaikne, aga mitte rahulik. Tuul sosistas läbi puude, nagu keegi, kes teadis liiga palju. Tüdruku nimi oli Eliise. Ta oli natuke priske, pehmete joontega, tumedate juuste ja siniste silmadega. Tema nahk oli hele, peaaegu läbi kumav. Aga keegi ei näinud temas ilu. Koolis kutsuti teda nimedega, naerdi, sosistati. Pilgud lõikasid sügavamale kui sõnad. Kõige hullem oli see, et tal olid sõbrad. Nad naeratasid talle ja samal ajal jagasid salaja pilte ja nalju tema üle. Ühel õhtul sai Eliise teada. Ta arvab, et me oleme ta sõbrad. Ta peaks lihtsalt ära kaduma. Midagi murdus temas. Pärast seda ta enam ei nutnud. Ta lihtsalt vaatas. Vaikselt. Külmalt. Siis kadus Markus. Poiss, kes naeris kõige kõvemini. Tema peeglile oli kirjutatud, kas sa nüüd näed mind? Ja siis kadus veel keegi. Ja veel. Kool muutus vaikseks. Eliise käis ikka koolis, aga keegi ei julgenud talle otsa vaadata. Üks tüdruk küsis lõpuks, kas sa tead midagi sellest? Eliise naeratas. See ei olnud inimlik. Ma lihtsalt kadusin, nagu te tahtsite. Sel õhtul kadus ka see tüdruk. Pärast Eliise kadumist muutusid peeglid. Nad läksid uduseks seest poolt, nagu keegi hingaks nende taga. Üks tüdruk kuulis oma nime. Mari-Liis. Ta vaatas peeglisse ja nägi Eliiset enda taga. Liiga pika, painutatud kehaga. Liiga laia naeratusega. Nüüd sa näed mind. Peegel lainetas. Käsi tuli sealt välja ja haaras. Karje kadus vaikusesse. Pärast seda ei kadunud inimesed enam lihtsalt. Nad jäid ellu, aga mitte päriselt. Ta pani mind tundma kõike, sosistas üks poiss. Iga sõna, ikka ja jälle. Eliise veetis kogu oma elu peeglis.
Mõtles, miks mitte keegi ei tahtnud teda, ei valinud teda. Ja kas ta on siis päriselt nii kole ja halb inimene? Ta oli ainult tüdruk, kes tahtis sõpru ja armastust, nagu kõik teised. Nüüd oleme jõudnud võistluse kolmanda kohani. Loo pealkirjaks Mees pildil, autoriks Triin Elise Taimalu Tartumaalt. Alati kui Leemet vanaema majas isa vanas toas ööbis, käis ta toas ringi pilk maas. Põhjuseks oli nimelt otse voodi kohale seinale kinnitatud vanas puitraamis pilt, mille nägemine poisile alati südame alt õõnsaks võttis. Pildil ei kujutatud midagi hirmsat. Lihtsalt üht beežis kleidis naist ja kaht meest. Üks vanem pikas pruunis mantlis, tumeda habeme ja räsitud kaabuga ning teine päris noor, ruudulises särgis, traksidega püksid jalas ja juuksed sätitud. Mis Leemetit aga pildi juures häiris, oli pilk noorema mehe silmades. Luust ja lihast läbi lõikav, külm surnud pilk. Poisile paistis mehe pilk isiklikult süüdistav. Ometi polnud ta mehele midagi halba teinud, sest nad polnud kunagi kohtunud. Vanaema sõnul oli tegu Leemeti isa vennaga, kes oli 10 aastat enne isa sündi metsas kadunuks jäänud. Pärast teda olid perre sündinud veel isa ja onu Heino ning Elmar. Teised olid oletanud, et ehk oli mees üle mere Soome põgenenud ja seal hiljem hinge heitnud. Polnud ta ju pärast kadumist kellelegi endast märku andnud, aga vanaisa Paet oli järgmisel hommikul kadunud ning leitud hiljem Helsingi kandist vana Paadisilla juurest. Sellele vaatamata pelgas Leemet pildi vaatamist ja üritas seda vältida. Samuti ei jätnud poiss vanaema majas ööbises kunagi magamistoas kardinaid lahti, nii öösel kui ka päeval. Ent seekord Leemet unustas. Ning Leemet ärkas, kui väljas veel pime, koputuse peale aknal. Pilku akna poole pöörates leidis Leemet eest vaid tühja akna. Siis nägi poiss ukse alt, kuidas tuli elutoas põlema läks. Vanaema oli vist samuti ärganud. Leemet kuulis samme ning siis kustutati elutoas jälle tuli. Vanaema läks vist tagasi magama. Leemet oli ka juba valmis uuesti uinuma, kui äkki kuulis esiust avanemas. Siis kõlasid põrandal rasked sammud, mis toale lähenesid. Kõlas koputus. Siis kostis vanaema hääl. Leemet, tule ütle tere. Onu jõudis tagasi. Leemeti teada ei pidanud ei onu Heino ega Elmar lähiajal siia tulema, eriti veel keset ööd. Samas polnud Leemet ammu kumbagi näinud. Kui poiss ukse avas, jäi ta süda seisma. Tuhm pilk sisse vajunud silmakoobastes, mida ümbritses roiskunud haisev liha. Leemeti ees seisva mehe järel oli ligane rada, kus siplesid üksikud valged vaglad ning tema huulteta suust kõlas märg korin. Poiss kiunatas ja lõi ukse kinni, keerates selle kohe lukku. Tahes tahtmata liikus tema pilk pildile magamistoa seinal. Mees pildilt oli kadunud. Tema asemel oli seal nüüd Leemet ise, samasugune külm, süüdistav pilk silmis.
Üldkokkuvõttes teise koha pälvis jutt pealkirjaga Roosiväetis. Autoriks Sonja Ruumet Tartumaalt. Eakas lillekasvataja Inge oli terve kevade usinalt kasvatanud oma roose. Aga kui ta viis need laadale müügiks, ei ostnud neid keegi. Sama ei saa öelda Pille kohta, kes oli terve elu harrastanud rooside kasvatamist ja turul armastatud roosimüüja. Tema edu tegi Inge kadedaks ja ta tõotas, et saab ükskord edukamaks kui Pille. Õnn oli tema poolel ja uusimasse lillekasvatajate ajalehte ilmus reklaam imeväetisest. Inge oli sellest vägagi huvitatud ja tellis kohe paki väetist. Kui see oli lõpuks kohale tulnud, oli Inge veidi nördinud, kui avastas, et talle oli saadetud hall liivakat tooni pulber. Ta ei lasknud end sellest heidutada ja segas seda kohe oma rooside mulla sisse. Järgmisel hommikul pidi Inge kreepsu saama, kui ta nägi, et ta roosid olid ilusat punast värvi ja lopsakamad kui kunagi varem. Roosid olid turul müügihitt ja nähes Pille nägu, kui kõik inimesed läksid Inge putka juurde, tundis Inge end väga uhkelt. Inge jätkas väetise ostmist ja tema roosid muutusid iga päev aina punasemaks. Kuni ühe õhtuni, mil ta luges juhuslikult ajalehte ja nägi artiklit mõrtsukast, kes müüs oma ohvrite tuhka väetisena. Inge süda oleks peaaegu seiskunud, kui ta nägi pilti mõrva ohvrist, kellel olid kaunid punased juuksed. Ta tundis külmavärinaid, kui kuulis Pillet tema ukse taga kisamas. Ma tean, et sa kasutasid inimtuhka oma lillede kasvatamiseks. Tule välja või ma lähen politseisse. Vaikselt sammus Inge ukse juurde ja astus välja. Pille irvitas talle vastu, teades, et ta saab Inge elu lihtsasti ära rikkuda. Inge nägi võimalust, haaras Pillest kinni ja lükkas ta sügavasse auku, kuhu ta kavatses hiljem roosid kasvama panna. Ta ei julgenud vaadata augu põhja, kas Pille oli elus või mitte. Kärmesti täitis ta augu mullaga ja külvas sinna noored roosid. Järgmisel hommikul tulid Ingele külla tema lapselapsed. Samal ajal, kui ta küpsetas pannkooke, läksid põngerjad õue mängima. Ent see ei kestnud kaua. Korraga kuulis Inge oma lastelaste kriiskamist. Aga nad ei olnud ainsad, kes lärmasid. Tema hiljuti külvatud lilled olid halli värvi ja õite vahel oli näha rohelisi silmi. Täpselt selliseid, mis olid ka Pillel olnud. Inge kuulis ka seda, kuidas roosipõõsast tuli õõvastav karjumine. Täpselt selline, mis oli katkenud, kui Inge mattis Pille oma rooside alla. Pille karjed jäid kostma sügiseni, mil kõik roosid ära närbusid. Tema hing oli roosidesse vangistatud ja kui lilled jälle õitsema hakkasid, algasid taas Pille piinlevad karjed. Ja olemegi jõudnud viimase looni, mis ühtlasi pälvis võistlusel esimese koha. Autoriks 11-aastane Sofia Trunin Prantsuse lütseumist Tallinnast. Ja jutt kannab pealkirja Viimsi metsavari. Viimsi riigimetsa servas elas kord koll, kelle nime ei julgenud keegi valjusti öelda. Öeldi vaid see hirmus vari. Tema kodu oli kõige pimedama künka all,
kus puud kasvasid nii tihedalt, et päike ei pääsenud kunagi maani. Seal oli alati niiske ja isegi tuul sosistas vaikselt, justkui kardaks midagi või kedagi äratada. Kohalikud hoidsid sellest metsast eemale. Isegi suured koerad keeldusid sinna minemast. Nad tõmbasid rihma pingule ja vaikselt ulgusid. Lapsed kuulsid jutte, et öösiti liiguvad puude vahel õudsed helendavad silmad ja maa väriseb. Alguses oli Koll lihtsalt üksi. Ta vaatas metsaservalt küla poole ja kuulas, kuidas inimesed naersid ja rääkisid. Ta tahtis ka sõpra. Aga iga kord, kui ta sammu lähemale astus, jooksid inimesed karjudes minema. Üks öö muutis kõik. Koll vihastas. Ta trampis metsas nii kõvasti, et oksad murdusid. Külas kustusid tuled ja aknad värisesid. Mõni nägi, kuidas taevas sähvatas ja kuulis valju pauku nagu plahvatus. Sellest ööst alates ei julgenud keegi enam pimedas õue minna. Aga mida rohkem Koll inimesi hirmutas, seda tühjemaks ja tühjemaks ta seest läks. Ühel udusel õhtul juhtus midagi ootamatut. Väike tüdruk nimega Mari oli metsaservas marju korjamas. Ta ei teadnud Kollist midagi. Kui päike loojus ja mets tumedaks muutus, eksis ta ära. Siis kuulis ta enda taga rasket hingamist. Mari pööras. Tema ees seisis vari. Suur, must ja hirmus. Silmad nõrgalt helendamas. Maa tundus värisevat iga tema liigutusega. Mari aga ei karjunud ja ei jooksnud ära. Ta astus hoopis sammu lähemale. Kas sina oled see, keda kõik kardavad? Küsis ta vaikselt. Koll ei vastanud. Ta polnud ammu kellegagi rääkinud. Mari sirutas käed ja kallistas teda. Alguses ei juhtunud midagi, kuid siis vari tardus. Tema raske hingamine muutus vaiksemaks. Esimest korda tundis ta, et keegi soovib temaga suhelda ning ei jookse karjudes eemale. Sellest õhtust alates ei kuulnud külas enam pauke ega näinud helendavaid silmi. Selle asemel rääkisid inimesed, et metsas aitab keegi eksinud rändureid koju. Mõni leidis hommikul oma ukse eest kadunud asju, justkui oleks keegi need leidnud ja hoolivalt tagasi toonud. Ja kui öösel hästi kuulata, ei kostnud enam hirmutavat müra, vaid vaikne, rahulik, kuid keskmisest valjem hingamine. Aga vahel, kui udu tõuseb ja mets muutub jälle pimedaks, näeb keegi puude vahel kahte kuju, üht suurt ja üht väikest. Ja nüüd teavad kõik külaelanikud, isegi kõige hirmsam vari võib peita endas kedagi, kes lihtsalt ootab sõpra. Ja ongi kõik. Aitäh teile, et tulite, aitäh teile, et kuulasite. Järgmise nädala jooksul püüan selle osa siis nii-öelda podcasti üles panna. Kõiki teisi podcasti osi kokku üle 5 ööpäeva jagu kuulamist. Niisama loetud jutte kui kuuldemängu vormis jutte kuulete meie kodulehelt tumedadtunnid.ee või igast podcasti rakendusest, Spotify'st ja
kõikjalt mujalt ka tumedad tunnid tänavad teid. Aitäh tulemast! Nagu ma aru saan, kell on juba pool läbi, isegi paar minutit, et järgmised seansid on algamas kohe.